ja teegi neid asju, mis natukene hirmutavad, sellepärast et nendest sa tuled välja ainult tugevama inimesena, enesekindlama inimesena ja just ka selles suhtes, et mida sa inimsuhetes talud ja mida sa kindlasti ei tolereeri. Et kui sa tead, et sul on iseendaga hea olla ja kõik see, mida sa saad endale pakkuda, siis sinu see bullshiti taluvus läheb kindlasti palju madalamale. Hei ja tere tulemast kuulama Kirstordil podcasti eriepisoodi, kus ma siis iga 4. episood räägin mingisugusest teemast, mida mina tahan käsitleda ja häälsõnumeid ette ei võta. Ja nagu ikka, siis kõigepealt minu sellised võidud või tähelepanekud viimasest nädalast ja kusjuures see esimene asi, millest ma tahan rääkida, on ka üsnagi seotud selle tänase põhiteemaga. Nimelt siis läks minul nädal aega tagasi boiler katki. Meil on küll kortermajas, aga siin kortermajas tuleb majja sisse ainult külm vesi ja seega igas korteris on siis soojavee boiler. Ja ma tegelikult nagu kuskil kuklas teadsin, et see boiler vajab millalgi väljavahetamist. Aga nii kaua kui häda pole majas ja kõik tundub korras, ega see siis ikkagi aktiivselt sellele ei mõtle. Ja ma lootsin, et see on nagu tuleviku mure. Ja vot nüüd ma ei teagi, kuidagi, kas siis oli tõesti asjade kokkulangevus või see kuidagi mõjutas, aga minu tänaval tehti siis üldtorude mingid hooldustöösid ja pidi vee kinni panema. Ma ei mäleta, 5 tunniks või midagi sellist. Et iga korter pidi endal selle nagu veekraani kinni keerama täiesti. Ja seda ma tegin ja kui ma selle uuesti lahti keerasin, siis hakkas minu boilerist lihtsalt nagu vett välja ladisema. Kas ladisema on sõna? Hoogsalt hakkas lekkima see boiler. Niimoodi, et kusjuures mul ei ole pesukaussi kodus. See vist on üsna tavaline asi, mis inimestel on, mul seda ei ole. Ja kui seda vett hakkas sealt niimoodi nagu ladinal tulema, siis ma olingi mingi omaga, mul ei ole isegi mingit suurt kaussi, et ma võtsin köögist lihtsalt kõige suuremad kausid, mis mul oli, 2 tükki ja neid ma siis seal vahetasin seal all. Ja vot see oli see moment, kus ma mõtlesin, et ma ei taha täiskasvanu olla. Ma ei taha tegeleda sellega. Mis ma nüüd tegema pean? Ma olen üksinda kodus, ma elangi üksinda, on ju. Kuidas ma praegu lahendan seda olukorda? Okei, siis ma sain aru, et ma keeran uuesti selle veekraani kinni, kogu korteri vee kinni, et siis peaks ju kinni jääma see vesi. Siis ta mõne aja möödudes jäigi, siis ma sain aru, et boileril on oma kraanid ka, siis ma keerasin need boileri kraanid kinni ja üldise korteri vee ikkagi jälle lahti ja see toimis, rohkem sealt seda vett ei lekkinud. Ja siis ma hakkasin uurima, et esiteks, kas nüüd on nagu kindel see, et see boiler vajab väljavahetamist, äkki seda annab parandada. Üsna olin 90% kindel, et seda boilerit parandada ei saa, vaadates seda, kust kohast seda vett lekkis. Ja ühesõnaga see võit kõige selle juures on see, et kui see läks neljapäeval katki, siis reede õhtuks oli mul juba uus boiler. Jah, see oli ootamatu väljaminek ja mitte väikene väljaminek, aga ma ikkagi tundsin suurt rõõmu sellest, et see sai nii kiiresti lahendatud, sest et soe vesi kodus on ikkagi väga oluline. Näiteks minul ei ole kodus ka nõudepesumasinat, seega ma pesen käsitsi nõusid, külma veega seda teha, iu üldse, mul on vaja juukseid pesta, ennast pesta, nagu üldse, saate aru küll. Ma arvan, et iga inimene saab aru, et soevesi on oluline kodus. Ehk siis see võit oli see, et ma suutsin selle väga kiiresti lahendada selle olukorra ja ma tõestasin endale, et isegi kui juhtub mingisugune selline pekkis olukord, ootamatu, vajab kiiret lahendust, siis ma saan sellega hakkama. Ma saan selle lahendatud ja nagu, et jah, isegi sellistes nõmedates täiskasvanute olukordades
ma tulen toime ja see on selline hea kinnitus iseendale, et teinekord tekitavad ikkagi ebakindlust mingisugused, ongi ootamatud olukorrad, asjad, mida sa ei näe ette või et siis on tore saada seda kinnitust, et ma saan hakkama. Ja teine võit on see, et ma käisin oma sõbranna Anetega nädalavahetusel Tabasalus sellel loodusrajal, matkarajal, kunagi ei tea, kumb see on. Ühesõnaga käisime jalutamas ja nautisime ilma, et tõesti nagu ilus päikseline ilm ja siis need kollased, kuldsed lehed igal pool, et hästi ilus oli ja ootamatult osutus rada palju väljakutsuvamaks, kui me ootasime, et sealt oli siis mingi hetk treppidest alla minek ja siis sa olidki siis seal panga all ja korra nagu tundus, et see rada ei lähe sealt edasi. Ja ma arvan, et tegelikult, et enamus inimestele tundub, et see rada ei lähe sealt edasi, sellepärast, et see on väga raskesti läbitav mingitest kohtadest või okei, võib-olla ma liialdan, kui ma ütlen väga raskesti, võib-olla mingite inimeste jaoks on see nagu walk in a park on ju, aga ühesõnaga me väga kahtlesime, kas üldse sealt päriselt läheb rada. Siis me ikkagi saime aru, et need punased täpikesed, mis märgistavad seda rada, need lähevad edasi mööda seda panga alust sealt, kus on üsna süge kitsas, ma ei tea, liiva ja kivide riba ja siis on juba meri on ju. Aga me ikkagi otsustasime siis mööda seda minna ja see oli lõbus ja natukene raske samal ajal, aga ikkagi nagu väga tore, et me käisime ja sai naerda ja natukene varbaotsad märjaks, sellepärast, et seal oli mingisuguseid väga sükseid adruseid kohti, mida pidi läbima ja mingeid märjamaid kohti. Aga ilm oli tõesti nii ilus ja väga tore oli looduses nautida seda ilma, et mul on tunne, et nagu mingite inimeste ellu ei kuulu üldse selline looduses käimine, mis on nagu tänapäeval muutubki ilmselt aina normaalsemaks, eriti inimeste puhul, kes ongi linnas sündinud, ma tegelikult ise ka eluaeg Tallinnas elanud. Ja kuidagi kaod oma siia linna tegevustesse ära ja ma ei tea, jalutadki võib-olla kesklinnas, vanalinnas, aga ma nagu julgustaksin ikkagi kõiki inimesi võtma seda aega, et minna päriselt kuskile loodusesse, mere äärde, mingile matkarajale või rabasse. See on nii maandav ja ma arvan, et tegelikult see käib nagu inimeseks olemise juurde või ma arvan, et see on tegelikult väga oluline osa elust, mida ei tohiks ära kaotada. Et ma arvan, see aitab meil nagu sellist tasakaalu leida. Et sellepärast panen kõigile südamele, kes ei ole ammu looduses käinud, et ikkagi minna. See on, ma arvan, hästi oluline osa elust ja mina väga nautisin seda. Et Eestis muidugi on palju seda aega, kus ei kutsu väga õue, aga tegelikult isegi sellel ajal ma soovitan minna, sest et lõppkokkuvõttes see värske õhk ja see, et sa oled natuke liikunud, see on ikkagi hea. Isegi kui sa teed seda pimedas, vihmases ilmas, siis pärast on sul hea tunne, et sa käisid. Ja tänases episoodis meil sponsoreid ei ole, küll aga on vaja välja loosida viimane #alativäärt Lidl kampaania võitja, ehk siis keegi, kes saab endale 50-eurose Lidli kinkekaardi. Ja selleks viimaseks võitjaks on selline Instagrami kasutaja nagu Jonna Kubu. Nii et palju õnne sulle ja nüüd liigume episoodi juurde. Täna tahtsin ma rääkida sellisel teemal nagu üksinda elamine ja miks ma arvan, et kõik inimesed võiksid mingil ajaperioodil oma elus üksinda elada, kuigi ma saan ka aru, et tänapäeval see on täielik privileeg, sellepärast et elamine on lihtsalt nii kallis, aga et kui tekib see võimalus, siis mitte seda karta. Mina olen nüüd päris mõnda aega üksinda elanud ja ma just tahaksingi rääkida nagu nendest plusspooltest, kuigi kindlasti on ka omad miinuspooled sellel,
aga täna pigem keskendun siis just sellele positiivsele, sest et ma olen ise leidnud, et sellel on päris palju positiivseid külgi. Ja ma arvan, üks kõige olulisemaid asju ja millest ma siis ka kohe alustan, on see, kui palju üksinda elamine aitab sul iseseisvuda. Et kas või seesama näide, millest ma rääkisin episoodi alguses, ehk siis see minu boileri katki minemine, et selles olukorras sa peadki selle ise ära lahendama. Sa peadki tegelema vahepeal mingisuguste nõmedate täiskasvanud inimeste murede, probleemidega, nii-öelda või ma nimetan neid niimoodi kui sul läheb pesumasin katki või ahi ei tööta järsku enam või mis iganes see siis on, et siis need on sellised nõmedad täiskasvanute probleemid. Aga kui sa oled üksinda, siis suure tõenäosusega sa pead sellega ise ära lahendama. Ja tegelikult see tunne, mis sa saad sellest, kui sa selle ära lahendad ja kui sa saad hakkama sellega, see on väga hea tunne ja see annab sulle selle mingi kindlustunde ja enesekindluse, et ükskõik mis ette tuleb, siis ma saan sellega hakkama. Et see on selline nagu iseseisvuse kool, justkui see üksinda elamine. Ja ma arvan, et see annab ka sellise nagu turvatunde, et sa ei vaja kedagi teist, et elus mingitest rasketest olukordadest välja tulla. Et see on kuidagi palju laiem kui see, et ma sain boileri vahetatud või mis iganes see siis parasjagu on. Et tegelikult see annab sulle selle turvatunde, et sa saad iseendale loota ja et sa ei pea taluma ka võib-olla mingisuguseid ebatervislikke suhteid. Sest et ma olen ikkagi kuulnud omajagu nendest lugudest, kus inimesed taluvad mingisuguseid suhteid, kus nad ei taha olla lihtsalt sellepärast, et nad kas kardavad, et nad ei saa ise hakkama, nad pole võib-olla pidanud mitte kunagi üksinda hakkama saama, üksinda elama ja sellest tulenevalt see hirm on nii suur, et jäädakse siis nendesse väga halbadesse olukordadesse. Et kas või juba selleks, et iseendale tõestada, et sa saad alati hakkama ja et sul ei ole vaja kedagi teist ja et kui olukord on halb, et sa saad ära minna, et selle jaoks on see üksinda elamine kas või mingit perioodi, see ei pea ju üldse olema nii nagu mingi pikk periood, ma arvan, et tegelikult pool aastat on juba päris hea, et siis see on väga kasulik kogemus terveks eluks. Kui nüüd natukene kergemal noodil edasi minna, siis ma arvan, et see üksinda elamine annab palju sellist vabadust, et sa võid elada täpselt nii, nagu sina tahad, sa võid oma rutiinid teha täpselt nii, nagu sina tahad, ärkad, lähed magama, millal tahad, sööd, võtad tolmuimega tolmu, föönitad juukseid, millal iganes sa tahad. Et see on selline tõeline vabadus mingist küljest ja samamoodi, et kui kindlasti selles suhtes ma ei ütle, et nagu elukaaslasega ei ole võimalust nagu või korterikaaslasega või kellega iganes sõbrannaga, kellega iganes sa elad, et ei ole võimalust üldse nagu oma rutiine sättida nii, nagu sa tahad, aga sa ikkagi mingil määral pead arvestama teise inimesega. Üksinda elades sa pead arvestama ainult iseendaga ja seda igasugustes mõtetes, et kui sul on ka mingi hetk, kus sa tahad lihtsalt nagu täielikku vaikust, siis sa saad seda endale pakkuda, kui sa tahad lambist muusikat täiega plästida ja ma ei tea, tantsida, siis sa saad seda ka teha. Et selline mõnus vabaduse tunne. Sinna hulka kuulub ka see, et vahepeal võib-olla sul vedelevad mingisugused riided laiali liiga kaua, võib-olla pesurest, kus on riided juba ammu ära kuivanud, võib-olla nädal aega tagasi kuivanud, see rest seisab ikka veel seal. Et seal juures on ka sellised asjad, mis võib-olla ei ole nagu kõige positiivsemad, et sa vastutad ainult iseenda eest ja seal on võimalus, et sa lähed nagu laisaks ära mingi hetk. Samas võib-olla õpidki hoopis ise hindama veel rohkem nagu seda kodu korras olemist või puhas olemist, et saad nagu hoopis aru selle kõige käigus, et tegelikult mulle endale meeldib olla puhtas,
kodus, kus kõik on nagu korras, et ma olen palju produktiivsem siis või ma tunnen ennast rahulikumalt siis, et kui see muidu tuleb kuskilt nagu välismõjutaja poolt, see, et sa, ma ei tea, hoiad asju korras, et siis sa vastutad ainult iseenda eest ja enda heaolu eest. Ja sealt võib tulla hoopis see moment, et tegelikult mulle endale nagu ka väga meeldib olla sellises organiseeritud korras kodus. Ja üksinda elades on kindlasti kõige rohkem seda aega, kus sa oled iseenda seltsis, oma mõtetega. Sa kuuled neid oma mõtteid väga hästi, et kuna ei ole mingisuguseid mõjutavaid välistegureid, siis sa pead saama, parem oleks, et sa saad iseendaga päris heaks sõbraks, et sa saad iseendaga hästi läbi. Mul endal on olnud küll selline kogemus, kus peale minu viimast lahkuminekut, kui ma jäin siis üksinda elama oma koju, siis ma ikkagi päris mõnda aega väga kartsin seda vaikust ja oma mõtteid ja ma igal võimalikul hetkel kuulasin podcast'e, kuulasin muusikat, vaatasin mingisuguseid videosid, et jumala eest mitte üksinda olla. Aga selles suhtes ma ütleks, et ikkagi, kui sul on mingi selline ajaperiood, kus sul on seda vaja, siis tee, mis sul on vaja, et oma, ma ei tea, raskest perioodist läbi saada. Ja et kuidagi nagu oma igapäevatoimetused tehtud saada, aga see ei ole kindlasti selline jätkusuutlik, et ma arvan, igal inimesel on vaja seda aega, kus miski ei mölise kuskil kõrval või et sa oled nagu enda mõtetega ja õpidki iseennast paremini tundma, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, mis on sinu soovid ja vajadused. Et üksinda elades, ma arvan, see saab päris selgeks. Ja üksinda elamine ei tähenda kindlasti üksildust. Et ma arvan, see tähendabki just seda, et sa õpid nautima aega iseendaga ja samas, et sa hoiad ikkagi oma sotsiaalse elu ka aktiivsena, et ega see ei tähenda seda, et sa väljaspool kodu ei saa sõpradega kokku, ei tee mingisuguseid ühistegevusi teiste inimestega, aga lihtsalt, et sa oskad olla ka üksinda. Ja minu arust normaliseerime ka üksinda kodus iseendaga rääkimise valju häälega. Ma ei tee seda tihti, aga eriti sellistes mingites stressiolukordades või kus mul on vaja reisiks pakkida näiteks, siis ma küll täitsa kõva häälega olen nagu mingi, nii, see sai pakitud, see on olemas, mis meil oli vaja veel võtta. Ma räägin iseendaga niimoodi. Või mõnikord, kui mul on väga hea tuju, siis ma ka räägin kõva häälega. Ma ei tea, nüüd on nagu imelik vaata siin öelda, et mida ma siis räägin. Aga seda tuleb ette. Mitte iga päev, aga aeg-ajalt tuleb ja minu arust see on ka normaalne. Nii palju, kui ma olen sõbrannadega rääkinud, siis nad ka teevad seda, mitte kõik, aga nii mõnigi. Ja ma arvan, see on täiesti normaalne, nagu mis sellest siis on, kui ma olen siin üksinda ja ütlen paar sõna, vau. Tegelikult okei, selles suhtes. Ma räägin kogu aeg oma ette, selles mõttes, et ma teen vloge, nii et siis ma räägin lihtsalt kaameraga. Ehk siis ma olen väga harjunud sellega, aga ma arvan, et see on ka normaalne. Ja kui nüüd jälle natukene sellise kergema punkti juurde minna, siis üksinda elamise juures on see ka äge, et sa saad ise kujundada oma kodu. Kui see ei ole ka päris sinu kodu ja on üürikodu, siis ikkagi mingisuguste sisekujunduselementidega, ma ei tea, padjakatted, küünlad, mingisugused muud väiksemad elemendid, nendega sa saad ikkagi mängida ja mitte keegi ei saa sulle öelda, mida nemad eelistaksid, vaid loeb ainult see, mida sina tahad. Et see ka minu arust on väga vahva üksinda elamise juures. Ja mis on veel olnud selline huvitav moment minu jaoks, mida ma tegelikult ei osanud isegi oodata või millele ma ei osanud mõelda, on see, et üksinda elades sa avastad oma rütmi ja tempo. Et kui varasemalt, olenevalt ka muidugi, kuidas see üksinda elamine ja kuidas su
töögraafik ja kõik see on, aga et kui muidu ikkagi paljuski mõjutab sinu elugraafikut inimene, kellega sa koos elad ja tema ajagraafik ja ma ei tea, töögraafik, mis iganes eelistused, siis üksinda elades tekib see ruum avastada, et kas sa oled tegelikult hommikuinimene, õhtuinimene, pärastlõunainimene, mille mina avastasin. Et muidugi siin mängib ka rolli see, et ma tulin ära palgatöölt, mis andis mulle võimaluse ka paremini kuulata siis oma keha ja selle järgi asju sättida. Aga kindlasti mängis rolli ka üksinda elamine, et nüüdseks mina olengi aru saanud, et ma olen pärastlõuna inimene, mis tähendab seda, et minu kõige produktiivsemad tunnid päevast on kuskil sealt kella 12 või 1 alates kuni ütleme 6-7 õhtul. Et need on need tunnid, kus mina teen kõige suurema osa oma tööst tavaliselt ära. Et ei ole see, et ma tõuseks kell 5 hommikul ja oleks üliproduktiivne, see lihtsalt ei sobi minule. Ma ei ole koheselt valmis hästi palju oma aju kasutama, et sellepärast ma olengi sättinud nii, et mina käin hommikuti trennis ja see ei ole ka hommikul kell 6 või 7, vaid see on kell 9 hommikul. Ja kui ma tulen trennist koju, siis mul hakkab vaikselt see produktiivsuse aeg peale tulema ja õhtul hilja ka ma ei ole produktiivne, küll aga mõnikord mul võivad hilisõhtul tulla mingisugused head loovad ideed või mõtted, aga ma ei ole nagu eriti produktiivne, ikka tuleb ette seda, kus oled ajahädas ja lihtsalt on vaja midagi ära teha ja seda ma siis ikka saan tehtud kas hommikul või õhtul ka, aga on hea teada enda kohta seda, et millal tegelikult sinu keha, sinu aju töötab kõige paremini, et seda sa saad ikkagi päris palju enda kasuks tööle panna, kui sul on see teadmine olemas. Ja minul kindlasti siis üksinda elamine aitas ka selleni paremini jõuda. Ja samamoodi saad sa teada, et kui palju on sinul tegelikult vaja mingit vaikuse momenti, liikumist, suhtlust inimestega, et kui sa päriselt kuulad ennast, siis sa õpidki ka neid aspekte endast paremini tundma. Ja mis veel on see, et sa õpid, kuidas ma seda sõnadesse panen, sa õpid mitte kellegi järgi ootama. Ma mõtlen sellel seda, et kui sa tahad jalutama minna, kui sa tahad süüa, tahad filmi vaadata, siis sa üksinda elades ei oota enam, et keegi teine seda sinuga koos tahaks teha, vaid sa teed seda üksinda. Ja see annab mega palju enesekindlust juurde, et ma saan tegelikult täita ise oma tassi. Ma saan kõiki neid asju teha üksinda, ma saan teha neid siis, kui mina tahan, endale meelepärasel ajal, kui sul on parasjagu tuju selleks ja et sa ei pea nagu ootama, et keegi teine oleks sinuga samal lainel, tahaks sinuga samu asju teha. Et see on selline hästi hea tunne teada, et kui sa tahad midagi teha, siis sa saad seda ise teha. Minul on see kindlasti aitas sellele kaasa ka üksinda reisimine, kus ma siis, nüüd ma olen käinud 2 üksinda reisil ja ühel reisil ma vist käisingi esimest korda elus äkki üksinda söömas väljas nagu restoranis ja teisel reisil ma käisin esimest korda elus üksinda baaris. Ja siis reiside ajal üldse ma käisingi üksinda muuseumis, avastasin linna üksinda, shoppamas üksinda. Et shoppamas ma käisin ka muidu ennem neid reise üksinda ja väga nautisin seda. Aga jah, et kindlasti need reisid nagu andsid ka hästi palju enesekindlust selles osas, et miks ma ei võiks üksinda neid kõiki asju teha, et mina sain küll selle positiivse elamuse sealt, et ma nautisin ka üksinda nende asjade tegemist. Jah, selles suhtes tänapäeval kindlasti teeb asja kergemaks see, et kui sa seal üksinda sööd, siis sa saad samal ajal telefonis scrollida, sa saad mingit videot vaadata ja seda ma ka tegin. Et nüüd sammuke edasi oleks veel see, et kui võib-olla ei kasutaks siis seda telefoni abi ja lihtsalt vaatakski enda ümbrust, people watchiks,
kuidagi naudiks enda mõtetes olemist, et see kindlasti oleks veel sammuke edasi, aga minu jaoks oli juba niisugune eneseületus ja enesekindluse boost ka see, kui ma selle telefoniga siis sain seal baaris istuda, ma ei tea, ma lugesin, too hetk ma tegin Springmassi, mis tähendas, et ma vlogisin iga päev, issand, aprillikuu vältel vist või oli see pool kuud, ma enam ei mäleta ise ka, igatahes. Ja siis mul oli kogu aeg nagu YouTube'is päris palju kommentaare tuli, nii et siis ma saingi lugeda kommentaare, vastata nendele, ja tänu sellele mul ei olnud ka üldse nagu nii üksinda tunne, et see oli selline eneseületus ja ma olen nii rahul, et ma selle ära tegin. Et jah, nüüd ma läksin natuke sinna üksinda reisimise teemale üle, mida ma ka kindlasti soovitan megalt, et jällegi nii suur enesekindluse boost ja see tunnetus, et sina ise oled endal alati olemas. Kui kedagi teist ei ole, siis sina oled ja sa oled enda parim kaaslane. Et kindlasti viimased aastad on mulle seda õpetanud. Nii siis üksinda elamise kogemusest tulenevalt kui ka üksinda reisimise kogemustest. Ehk siis, kui sa ei saa võib-olla üksinda elada, siis mine üksinda reisima ja teegi neid asju, mis natukene hirmutavad, sellepärast et nendest sa tuled välja ainult tugevama inimesena, enesekindlama inimesena ja kuidagi ma arvan, et kokkuvõttes see aitab sind elus veel nii palju rohkem, kui sa oskaksid arvata. Ja just ka selles suhtes, et mida sa inimsuhetes talud ja mida sa kindlasti ei tolereeri. Et kui sa tead, et sul on iseendaga hea olla ja kõik see, mida sa saad endale pakkuda, siis sinu see bullshiti taluvus läheb kindlasti palju madalamale, väiksemaks, sellepärast et miks sa peaksid olema mingisuguses suhtes, kus keegi ei kohtle sind nii, nagu sa tahaksid, et parem on siis juba ju üksinda olla, sellepärast et ma saan ise ka kõigega hakkama. Et ma arvan, see on väga empowering teha asju üksinda. Vot. Aga ma vist rohkem ei oska nagu midagi väga tarka öelda, need olid minu mõtted. Täna tuli selline lühem episood, aga samas ma arvan, et väga vajalik episood. Ja ma loodan, et sa said siit midagi ja kohtume juba järgmises episoodis. Tšau!